Ühe leheküljeline turundusplaan. Väga kihvt raamat muideks, oled lugenud või? Hästi lahedalt kirjutatud ja kihvtilt ja nagu väga ägedalt selgitab ära selle, kuidas nagu turundusplaani teha Alan Deeb. Ja siin taga külje peal on lühikirjeldus. Mässumeelne Alan Deeb paljastab raamatus ühe leheküljeline turundusplaan, kuidas lihtsalt ja kiirelt tõsiselt võetavat turundusplaani kokku panna. Kogu maagia mahub ühele leheküljele ja see on kõik, mida vajad, et nullist turundustegevus geeniuseks tõusta. Olgu tegu amatööri või spetsialistiga, kuldaväärt tarkust jagub kõigile. Raamat pakub uskumatult mõjusaid viise, kuidas turunduse abil oma ärile korralikult hoogs sisse anda. Üheleheküljeline turundusplaan. Tegelikult ma tahtsin rääkida kodulehe tekstidest. Kui sa nüüd kujutad ette, et sinu kodulehe tekst on mitte see raamat, vaid see lõik siin, siis see kõlab ju imelikult, eks ole. See kuidagi nagu liiga vähe on. Aga ametigi on tänapäeval ikkagi väga paljudel kodulehtedel see sama hoiak, et kodulehe tekstid peavad olema lühikesed, sellepärast, et kes see neid ikka viitsib lugeda. See ei huvita ju mitte kedagi. Ja tegelikult niimoodi ei ole. Sellepärast, et oma kodulehel sa ikkagi räägid endast, sa annad väga palju läbi tekstide edasi oma hoiakuid. Ja kodulehe tekstid on täpselt sellised, et on inimesi, keda tekstid ei huvita. Aga ometi on ka inimesi, kes hea meelega loevad seda teksti ja saavad sellest tekstist väga palju informatsiooni. Nii et kodulehe tekstid ma soovitan kindlasti teha ikkagi pikemad ja põhjalikumad. Iga teenuse, iga toote, iga, ma ei tea, aspekti kohta, ettevõtte kohta, mitu teksti. Ja loomulikult peavad tekstid olema siis ka SEO sõnadega varustatud, sellepärast, et kui Google'i robotid tulevad ronima sinu koduleheküljele, siis nad tahavad sinu ettevõtte valdkonna kohta näha seal võimalikult palju samu märksõnu, mis teistel sinu valdkonna ettevõtetel, et sinu ettevõtte näeks läbi kodulehe välja tõsiselt võetav, asjalik ja teema valdkonda ammendavalt käsitlev. Seega kodulehe tekstid peavad olema ikkagi pikemad ja põhjalikumad ja nad peavad nagu kajastama lisaks sellele, et sa nagu räägid väga huvitavas ja põnevas maneeris oma toodetest, oma teenustest, kõigest. Nad peavad olema ka seotud sinu brändiga. Ehk siis, kui näiteks ettevõte tahab anda sellist hästi uuenduslikku ja modernset kuvandit, siis läbi kodulehe tekstide sa saad seda teha. Kodulehe tekstid peavad kajastama sinu brändi. Kui näiteks ettevõte tahab olla hoopis mingi käsitöönduslik või et te teete õudselt palju asju käsitsi, siis kodulehe tekstides peab kajastuma see käsitsi tegemise hõng. See, kuidas te igat detaili käsitsi päriselt ka teete, sellepärast, et ega väga paljud tooted tänapäeval on niisugused, mida ettevõtted teevad, et sa ei arvagi, et seda päriselt ka mingisugune mees kusagil nagu käsitsi teeb. Sellepärast on kodulehe tekstid väga oluline kirjutada pikalt ja põhjalikult. Mitte nagu lühidalt ja hoiakuga, et kes see neid ikka loeb. Miks kõigile suunatud tooted ja teenused on kohutavalt kehv idee? Miks on suur osa reklaamidest täiesti mõttetud? Ja mida teha, et see nii ei oleks? Kuidas teiste seas silma paisti isegi juhul, kui tegelete ainult laia tarbekauba müügiga? Ehk siis osta omale see raamat ja jõulude ajal on sul parasjagu aega, et sa saad selle rahulikult läbi lugeda, see ei ole ka nagu liiga pikk, kuigi siin nagu ikka seda teksti ikka on, jooniseid on ka ja pilte isegi on. Nii et osta see raamat, loe läbi ja loomulikult tee oma kodulehe tekstid korda. Ilusat jõuluaega sulle!